我相信下午住呢。我来这嘛是差不多是这嘞。我下狗刀呢。Need vist olid Hiina turistid keele järgi. Ja võib-olla, nojah, Vietnam siiski on väga harvas. Ja. No, ei ole. Aga kuule, räägi, Hiina horoskoobi järgi on järgmine aasta meil, mis aasta? Tuli hobune. Tuli hobune, jah. Äge, punast värvi. Ka verevaiku. Palju. Ja siit läheme siia sisse, seepärast siin mind tuntakse. Oi tere. Ma panen. Kas võtame kohviga? Mina käisin siin ükskord istumas, see oli tühi. Aga täna on liiga palju rahas, me leiame parema kohas. See on puhtalt turism. On. No aga lähme siis. No lähme. Oi. Siin elas Reiko, ma ei tea, kas tema on nüüd Kirna mõisa omanik. Aha, aga praegu on, vaata siin on praegu Mehhiko. No see hoov on suur, siin on mitu maja. Mehhiko saatkond. Jah. Reiko, jah, ta ostis ära seal Kirna mõisa ja ta on hästi hoolitsenud selle eest. See Kirna mõis on üks vist erilise energeetikaga koht. Ma olen ise ka seal. Ele Aniko oli ta omanik enne. Tema leidis energiakohad ja pani sinna pakud. Nii, aga vasakul on üks prantsuse nimega Grafina. Ta omandas piludada selle esivanemate hoone. Aga tal on juured kuidagi siin Eesti ja Tsaari-Venemaa ajast. Aeg, vaata, kui ilus on siin uks. Jaa. Sole. Väga ilus. Väga ilus. Kubistlik. Natuke ka juugendit. Jah. Nii, vaata, kus on ikkagi jahedana see talvine. -kraadid on, eks ole. Oi, vaata, siin on ka. Uksed sulle meeldivad, jah? Eesti Vabariigi õiguskantsler. Siin on Ülle Madise. Jah. Ta on ju, ta on hambur või kala, igal juhul sobilik märk. Ma olen muide siin teinud loengu prokuratuuri rahvale, astroloogia loengu, no see on üks 15 aastat tagasi. Ja mis nad teada tahtsid sult? No mida uus aasta toob, see oli küll see põhiline. Uue aastaga seotud, jah. Aga räägi siis, mis meil järgmine aasta toob? Mis see tuli hobune endast kujutab? Oleme ju tegelikult praegu Toompeal, mis on ikkagi riigi valitsemise, eks ju, paik, et mis see toob? Spontaansus tuleb juurde, inimesed on julged. Kohe, mis tahtmine on, kohe öeldakse välja. Kui meeldi, siis see ka kohe nii välja. No nüüd on see kõik kinni kindlasti, jah. See on Teaduste Akadeemia. Teaduste Akadeemia, siin istus Arno Köörna kunagi, president. Mul jäi meelde sellega, et ta kutsus mind külla ja rääkis mulle vabamüürlaste vennaskonnast.
nii tema oli sel ajal Eesti suurmeister. Ja ta oli aru saanud, et mind see huvitab ja nii. Ma ütlen kohe ära, mina ei kuulu sinna. Inimesed, nii kui hakkan rääkima, siis mõtlevad, et ma kuulun sinna. Sa oled huvitatud sellistest Jaa, sümboolsetest ma olen asjadest, huvitatud müstilistest vennaskondadest organisatsioonidest, sest nad on sügavad, neil on väga pikad traditsioonid ja nad on omamoodi juured. Nad peavad ühiskonnas olema, maailmas olema. Need hoiavad seda sidet ju väga kaugete aegadega muul juhul nagu. Ja nemad, vähemalt nende seas on mõned väga head esoteerika tundjad. Nii on. Ja. Kõik, nad ei ole ilmalikud. Võib-olla kes uued tured on, nad ei ole ilmalikud. Ei saa olla, sest eesmärk on, ideaal on taevas nii-öelda. Ja taevas ei ole enam ilmalik. Nii, aga siin tuleb üks tore kutsu. Tere kutsa, kas sul külm on või? It's cold. Jaa, see on küll. Ja, tore kutsa. Mul läks tahtmine üle koer võtta, tead. Algul väga tahtsin ja Küllik oli vastu ja nüüd läks enda ka. Ma ei hakka enam nii palju käia taga ja kui noor koer jooksmisest rääkimata, eks ole, jah. Üks suur asi, millest ma ilma olen jäänud, on rattasõit. Suvel tead on kohe valus vaadata, kõik sõidavad või paljud sõidavad ja sa ei saa enam sõita. Sulfal oli siin see branšik käis siin sees. Sai piruka või võileiva või? Aha, ma mõtlesin, et mingi sõber kass, ma vaatan, siin on mingi toredad kassid. Üks tädi, kes siin selle müügiga tegeles, hoidis alati sulfa jaoks. Huvitav koht, siin paistavad kõik tornid. Palju hispaanlasi on, ma ennem ka kuulsin keelt. Nüüd on, hispaanlastel on külm siin praegust. Nendel on juba külm, jah. Aga Vahemere rahvad on hakanud suvel siin käima puhkamas. Mõistlik, sest neil endal on nii tervisele ebameeldiv juba, kui see kuumalaine tuleb, et siis Eesti ongi parim koht. Ma arvan, et Eesti turismi tulevik ongi tegelikult see, et meelitada lõuna poolt siis suvel siia. Küllap Läti ka Kuramaa ja sa ise käite seal Kuramaal, midagi meeldib. Ja midagi on seal erilist. Jah. Aha. Poka. Aga räägime vahepeal. Kumba lähme, kas seal on kinni? Seal on kinni. Kas tõesti on see kinni? Jaa, sealt tuleb ainult muusika. Ma sain aru, et see on üheks tehtud. Praegust oleks pidanud ta lahti olema. Ei ole ju valgus seal. Mul omal oli mõttes, et käime sinuga Maiasmokas. Aga Maiasmok on lahti. Maiasmokka me võime täitsa minna. Ja vaatki tore. Taida. Ma viskan ta ka mõne sendi.
igal ajal on siin muusikuid. on jah? Nii, no mis me teeme, lähme Aga lähme nüüd lühikesest siit või lühikesest. pikast jalast? Lähme lühikesest, lähme käime Niguliste No, juures. lähme Sest käime. ma tean, et Niguliste Seal ma oli töötasin. sul, jah, Jaa. töökohaks. Ja meil on saabumas ju jõuluaeg, Püha Nikolause aeg, nii Jaa. et väga sümboolne. Vaata, kui ma töötasin või õppisin Usus instituudis, ma ütlesin, töötasin seal peapiiskopi sekretäriaadis ja pearaamatupidaja saatis mind siia perukaid tooma. Juba siis oli Pikajala kohvik oli. Ja. Oli, no disain oli teine, aga jah. Mina olin see, kes käis perukat tooma. Siis kell 1 oli, siis oli siuke nagu lõunakohvi, peapiiskop ütles sõna ja siis nagu kinnitasime 11 ja mulle väga meeldis, et ta mainis, et uus töötaja on tulnud, eks ole, Igor Mang ja et tal hästi läheks siin ja kuidagi oli väga sõbralik. No eks see õige juht peabki nii tegema. Ja Kuno Pajuga saime väga hästi läbi, ma käisin tal juubelil kodus Mustamäel pudeliga. No. Tere. No. No nüüd on väga palju rahvast tulemas. Vaatame, kuidas Oi. Lapsed. Children. See on kummituste linnaosa ju. On nii, jah? Ja Mis kummitused siin kõndis siis on? mingid mungad, no isegi on teada umbes, mis sajandist nad on, käivad kolitamas. No sul tuleb minna vaid ajaloomuuseumi, see Neitsi torn, kus direktor Toomas Abiline organiseeris nii vabamüürlaste kui ka teiste müstiliste organisatsioonide näituse, kes Eestis olid. Ahah, Ja siis oli siinsetest kummitustest seal ka. ja seal ja seda uuris Eesti Metapsüühiline Selts. Kuule, aga mulle tundub see mees hästi tuttav siin. See mees. See on Rene Descartesi nägu. Ma maalin, järelikult ma olen. No ja muidugi ütleb, ma mõtlen, ma olen olemas. Jah. Ma mõtlen Rene Descartes ehkki. Ma ei tea. Jah, Descartes elas 17. sajandil. Jah, Rootsi kuninganna Kristiina kutsus ta õppejõuks Uppsalasse. Ja siis sai talle külm saatuslikuks. Seesama külm. Jah, see Põhjamaa külm, jah. Nii. Spinozat kutsuti ka, aga Spinoza ei läinud. Tema jäi oma lihvimise juurde ja klaasilihvi. Jah. Õnnetu Spinoza. Mul kuidagi temast on väga kahju, sest tema ju vaated olid nii eriskummalised omas ajas. Ta oli sügav. Ta oli sügav, jah. Ja niisugune malb ja mahe, ta oli hambur ju. Ja kus ta elas? Ta elas ju Hollandis. Näe, Niguliste. Siin mina töötasin ju tuletõrje valvena. Olin klotikabeli aknad. Seal oli ruum. Kas selles kollases osas? Ei, selles hallis.
ja, siin ma töötasin mitme. See oli jah see aeg, kui me elasime Kivimäel. Mina töötasin siin. jaa, aga mina Ja vaatan, nagu et kellelgi on väga külm seal. Keegi teeb fotosid ja on ennast nii. Oi. Lähme korra teeme foajees ka pilti. Ja nii. Väga hea meelde tuletada. Come, please. Ja. Happy New Year's. Ja. Happy New Year's. Tere. Järgusta. Tema on minu tütar. Ma näitan talle, ma töötasin siin 5 aastat. Tuletõrje öövalvurina oli. Suur võti, millega see oli proua, mis ta nimi oligi, kes oli direktriss siin, suur naine, natuke see ka oli. Siin ma hakkasin sõbrustama Ravo Reidnaga. Tema viis läbi ekskursiooni koos oli veel huvitavaid inimesi. Aga mis aasta see oli? See oli 80? Need olid 80-ndate keskel ja teine pool. Ja. Kõik oli lihtsam. No te jääte siia ööseks ka või enam ei ole seda? Valvesse ja juhtimiskeskus valvab siis. Jah. Et igav ei oleks, ma tegin sealt, panin akna alla paku ja siis mul sõbrad rolisid siin aknast sisse. No, ei tulid ja pikad vestlusõhtud, ma ühtlasi läksin õppima Usuteadusinstituuti ja olid nii huvitavad ajad. Lagre küll oli direktriss siis, Marju Lagre küll. No selge, mina tol hetkel ei Ja. Kuidas teie nimi on? Mina olen Sergei Jagu. Sergei? Igor Nikolaevitš. Ja minu tütar ja. Nii. Jäädvustame neid kohti, mis on minu noorusega seotud. Ja meeldida ja. Nii, aga lähme vaatame korraks. Aga mis me siin alla lähme? See on garderoob. Tead, siin on tegelikult üks huvitav näitus, aga praegu vast ei hakka minema. Kas sa sellist Hispaania kunstnikku tead nagu El Greco? Ja muidugi. No, vot, El ei, ma ei Greco ole tema oli. fänn, ma ei ole. On ole kuidagi siin. Näed, Toledo katedraali aarded keskajast El Greconi. See on praegu see.